Sel nädalal saab botaanikaaias tutvuda ülipõnevate vähetuntud toidutaimedega. Kuuldavasti saame kuulda isegi selle kohta, kuidas taimedega oma toitu soolasemaks saada. Lähme vaatame. Maitsetaimede maailm on tõesti väga lai ja kui see on suhkruroog, mida siis enamus inimesi maailmas tarbib, et oma toitu magusamaks saada, siis tegelikult ma saan aru, et on variante veel. Ja variante on üsna palju ja suhkruroog on kahtlemata taim, kes on muutnud ajalugu. Nii et üle poole maailma suhkrust tehaksegi suhkruroost. Aga me saame ka valida teistsuguseid taimi. No näiteks mitte ainult taimevarrest me ei saa suhkrut, me võime saada ka taimelehtedest, näiteks suhkruleht ehk stevia. Nii et temal on nii magusad lehed või näiteks jakoonijuur. Jakoonijuur on pärit kaugelt Lõuna-Ameerikast ja Andides on teda aasta tuhandeid kasvatatud. Ma saan aru, et see ongi siis jakoonijuur. Jakoonijuur, jaa. Nii. Et on üks korvõieline taim ja just sealt ma lõikasin väiksed ribad. Maitseme siis. Ega lõhnadel ei ole eriti? Väga lõhna ei ole, jah. Selline redise tekstuuriga, ma ütleks, või selline värske hästi. Aga nagu magus redis. Steviat kindlasti ka võib maitsta. Nii et ta ei ole... Üpsid lihtsalt, Jaa. Okei, see on juba selline murulõhnaline. Okei, wow. Ootamatu. Okei. See on nagu palju magusam, kui see eelmine oli. Tegelikult suhkrulehe kohta öeldakse, et ta on isegi roosuhkrust saharoosist siis kuni 300 korda magusam. Steviat võib kasvatada ka oma kodusel aknalaual ja neid samu lehti purustades enda toite magustada. Stevia plussiks on see, et see ei tõsta veresuhkurt nii nagu tavaline roosuhkur ning väidetavalt sobib seetõttu ka diabeetikutele. Lähme siis magusatest maitsetest nüüd hapukate maitseteni. Mis meil siin põnevat on? Tunnete ära kindlasti, kui vaatate selle taime lehti, siis nad meenutavadki harilikku jänesekapsast, kes meil ka looduses kasvab. Nii et ka Eestimaa looduses on põnevaid maitseid. Aga see jänesekapsas on mugul jänesekapsas ja tema on pärit kaugelt Lõuna-Ameerikast ja on sealsete põliselanike iidne toit. Et see, mis teie käes praegu on, see on selle taime juuremugul, varremugul ja ta on meeldiva sellise hapuka maitsega. Natuke nagu sükse hapuka kartuli maitsega. Mingit väikest ärklist tuleb nagu läbi. Teda kasutataksegi sarnaselt kartulile. Just praetakse, küpsetatakse, keedetakse. Toitusi maitsestatakse ju nii soola kui pipraga väga üle maailma ja ma näen, siin on mingi väga huvitav selline piprasort, paradiisitera. Mis tema siis eripära on? Jaa, see on nüüd Melegeti aframon, tegelikult on kardemoni ja ingveri sugulane hoopiski, aga teda on kasutatud keskajal näiteks, kui pipar oli meil väga-väga kallis Euroopas, siis teda kasutati musta pipra asemel. Ja siin me näeme siis Himaalaja soolasi, mis on ju Eestis tegelikult juba päris tuntud ja päris paljud vist kasutavad. Ma ise kasutan näiteks ainult Himaalaja soola kodus soolanaasi. Ja soolade valik on ka põnev, nii et need on siis nüüd mineraalsed valikud, aga on ka tegelikult taimede hulgas soolast maitset andvat taimi. Isegi meie Eestimaa looduses võib leida rannikualadelt soolarohtu. Ja soolarohul on sellised sukulentsed varred ja neid tõesti võib lisada nii salatile kui võileivakatetele või köögiviljatoitudele, nii et ta teeb toidu soolaseks ilma soola lisamata. Siin botaanikaas on tõesti ülipalju põnevaid maitseid ja selleks, et kogu seda maitsebuketti ise kogeda, tuleb kohale tulla.